Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 53 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna sellised küsimused. Ja alustaks siinkohal siis vaataja küsimustega. Tõnu Kalvet 5375. Tore, et Maarjo ja Andres jaksavad nii vajalikke saateid teha. Väga vajalikuks muudab selle saatesarjaga asjaolu, et seal astutakse rohepöördele ja muule ideoloogia jurale vastu faktidega ning loodusseaduspärasustega, mitte aga omapoolse ideoloogia juraga. Siis siit on küsimus. Küsimus tehnokraadi tegijaile. Kas leidub mõni selline internetileht, kus saab jälgida riikide nafta ja gaasivaru suuruse muutumist, olgu siis jooksvalt või väikese ajalise nihkega? Küsimuse põhjendus. Kui kuskil maailmas puhkeb mingi kriis või kui keegi mõjukas riigitegelane või muu ühiskonnategelane ütleb midagi ootamatut, mille mõjul börs kohe tõmblema kukub, siis tõuseb nafta ja gaasi ning seeläbi ka kütuse hind kohe. Just kui riikidel või kütusefirmadel polekski enam mingit nafta, gaasi, bensiini, diisli varu. Pärast kriisi lõppu, kui nafta või gaasi hind taas langeb, ei kipu kütusefirmad aga kütuse hinda üldse langetama. Põhjendades seda nõnda, me ei saa seda teha, sest kriisi ajal ostmine endale kütust varuks kõrgema hinnaga. Saame hinda alandada alles pärast seda, kui oleme selle kalli kütusevaru maha müünud. Sama tõstavad vanad firmad kriisi puhkemise järel kütuse hinda ju kohe. Kuigi on selle kütusevaru hankinud endale veel kriisi eelselt, see tähendab madalama hinnaga. Selles olukorras midagi nagu ei klapi. Kohe väga ei klapi. Palun saatesarja Tehnokrat tegijail vaatajaile seda vastuolus selgitada. Sai tehtud see ilusti ära. Eelmisel aastal veel esimene maja oli foto järgi vasakpoolse korstna taga. Nüüd ainult nii-öelda putukaväli ja droonitõrje kuppel koos 4 korstnaga. Arbo Paran on selle küsimuse esitanud. Palun, Andres. Tervist, mõistust, tarkust, nagu alati soovin. Hakkame siis alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Ja soovitan vaadata ikkagi Jaan Järviku kolmaisuse pilti kõrval ja ülevalt ka universumi ainuväli. Vaadake, need kõik küsimused tulevad just selle saate ainuvälja ja universumiga seoses sisse. Ja 2 küsimust väga tubli on, et inimene mõtleb, oleks väga ilusti saaks ka panna, sest vaadake, tema küsis seal eespool ka, olid sõna faktid, seda teate küll, aga ta ütles ka veel loodusseaduspärasuse, sest ta on juba selgeks saanud, et ei ole olemas loodusseadusi. Loodusseadused on inimeste poolt nagu kõik seadused välja mõeldud. Milline ta on, kuidas teda tõestatakse ja siin on, kui vaatate seda looduse universumi ainuvälja, siis seal toimub saates see tõestamine, et loodus on omaette ja kõik ei ole tühja ruumi ega midagi, kõik oleme seotud. Ja küsimus oli nüüd lihtne, siin oli põhjendusega koos, põhjendust te kuulsite, et kütusefirmadel paagid ja kõik on tühjad. Ja kas on olemas mingi internetileht,
internetilehed sulgusid 2022. aastal, kui läks see madin lahti, see erioperatsioon või sõda. Ja kellel on huvi, siis ma võin neid saata, need on üleval olemas, aga neid ei uuendata. Sama on Eurostati andmed, neid ei muudeta ja bensiini hinnad ja kui te midagi kuulete, siis need on tulnud interneti meili teelt just sellel, kes seal koha peal elab. Aga seda üldist, seda ei ole. Ja kütusefirmadega ongi selline lollakas lugu. Te olete kindlasti kuulanud neid eelmiseid saateid ka. Praegult vaadake, on rahulik aeg peaks olema ja mered on rahus. Ei ole torme, sügistormid tulevad ja talv hakkab tulema, vot siis lastakse nagu kütus odavamaks, lastakse liiklus käima, et ei saaks nende laevadega tulla. Ja ongi nüüd, varem oli, ütleme sellel ajal, nagu praegult hakati mahutit täitma. Aga praegu seisavad paljud, kõik Saksamaa kuulsite eespoolt saadetes, mahutid on tühjad ja need firmad, suurfirmad loobuvad nende või nende paakide ja hoidlate valvamisest kinni ja jätavad nad ripakile, sest inimestel on vaja palka maksta, seda ei ole. Vot see ongi, et nad ei seisa püsti. Nii et püsti seisavad ainult kolmed. See Venemaa ja Hiina ja USA. Nendel on need varukesed olemas ja teised, kellel on varu olemas, need elavad peos suhu, nii nagu oli ka nõukaajal. Mäletate, oli Nõukogude Liit elas ainult bensiini ja selle kütuse dollarite najal või selle raha najal, muud ei olnud tal. Nii et see vastuolu on selline, et sõjaväel tekitatakse, kellegil on see vajalik, see põrin ja kõrin teha. Ja teise küsimuse kohta, mis siin oli, et oli ka putukavälli drooni värk. Lähme siis selle küsimusega panin sinna slaididele esimeseks pildiks, aga küsiks ka slaidide esimese osa küsimused ka nüüd uuesti ära. On neid tuleb küll need korrata, mida me vaatama hakkame. Nii et esimese osa küsimused ka, Maarja, palun. Ja ikka saab, et selles suhtes, et kas Saksamaal teevad soojuspumbad inimestele šokiseisundit, kas rohepööre mürgitab loodust? Nii, ja midagi, kuna aeg juba läheb ja meil on päris tihe plaan, siis lähen piltide juurde. Nii, ja tuligi nüüd siis selle härra Arvo Barana küsimus tuli ette. Samane, et eelmine aasta oli üks maja, oli foto järgi vasakpoolse korstna taga. Nüüd on ainult nii-öelda putukuvälli ja droonitõrjekuppel koos 4 korstnaga ja küsib. Ta on pildi teinud, väga tubli. Tuletame nüüd ajalugu meelde, näete, siin on ka kirjas, ma hiirega käin peal, Balti elektrijaam oli 6 korstnaga ja kuna seal oli ehituskäik käis, mõni korstel oli isegi pikem ja näete, need ei ole nüüd korstnad, 4 korsten, need on need korstna jalamid. Korstnad on maha lõhutud, näete, siin on näha veel see korsten, mis töötab pikkusega ja arvatakse, et siin on mingi droonitõrjega. Vaadake, siin ongi see ettepanek, mida kõik on siin rääkinud, et kuna me oleme energiakriisis, meil on vaja kas või see 1 või 2 korstnat käima panna. Siia korsten edasi ehitada, siia näete plats juurde ja näete siin taga on tema katlamaja ühendusega. Siia katel tuua, teine katel, siia on mingisugune praegu paigaldatud, mis asi see on, või pane siia ära, nii et võib ju ilusti paar seda torni juurde uuesti taastada ja siis mõelda edasi, kas tuumajaama peale, sest see tuumajaama koha peale, ma arvan, et see plats on väga väike, tuumajaam siis, kui kõik jääks seisma, aga kõiki me ei saa seisma jätta, siis peaksime jätkama ikka põlevkiviga ja unustama see euro just see samane kütuse värk ära, CO2, me ju hingame seda kogu aeg ju ja minge poodi, võtke seda vurtsuga nõnda nimetatud gaasiga vett, seal on kõik CO2 sees.
vot need ei ole keelatud, kui korgi teed lahti ja vahuga tuleb, aga ülejäänud korstnal, kui on kõik väävel ja kogu see mürkained on kaotatud, filtreeritud, seda ei tohi lasta, aga samas vaadake, mis toimub siin sõjaolukorras, fosfor, väävel, kõik põleb, rohepööret seal ei ole, seal inimesed hingavad seda mürke sisse ja lõhuvad seinu. Nii et mõelge, vot see ongi. Ja vot see ongi ettepanek väga tore. Ma võtan mütsi maha, Arvo Paran niimoodi küsib, sest ta teeb pilte, uurib asja ja küsige ikka alati juurde. Sest praegult ma ütlen, näete siin ma ka ei oska öelda, mis telk on, et mina olen sealt kandist pärit küll ja ma tean, ma olen seal kalagi püüdnud, seal see jahutusveed ja nendega väga hästi forell ja mis kõik seal võrkude taga oli, seda ei lastud kaugemale minna. Nii et kalamehed said omale võrgud täis ja teises vahetuses jäi ja rongiliiklus sõitis ka, rongidega sõideti Auvere ja Soldina jaamast läbi. Nii et tulid Narvast välja, diiselrong viis inimesed tööle sinna Balti ja Eesti elektrijaama. Ja õhtul jälle tagasi, nii et mingit muret bussiliiklustega mitte midagi on vaja teha. Aga nüüd on need välja kaevatud ja rööpad kõik ära viidud. Nii et lähme siis edasi, see oli siis vastustega. Nüüd oli siis, hakkame vastuseid võtma, kas Saksamaa teevad soojuspumbad inimestele šokiseisundi. Palun väga, vaatame siis üle. Eks meil hakkavad nad ka tegema siin vist võib-olla varsti midagi sellist asja, sest raha on vaja kusagilt saada ja näete, suur soojuspumba šokk kuni 630 eurot räige hoolduskulutuste näos. Vaadake, kas see on nüüd, küll me vaatame koos üle, kas see kulutus on räige hinnaga, nagu siin öeldakse, või on ta lihtsalt väike nipsukene. Nii et see oli roheliste ja koalitsioonvalitsuse suur lubadus. Soojuspump peaks väidetavalt mitte ainult kliimat päästma, vaid tegema pikas perspektiivis ka kütte uskumatult odavaks. Ma arvan, kas on, mõelge ise, kliimat vaja päästa, võib-olla inimesi peaks päästma, kui ta upub või on nälgas või süüa ei ole, aga kliima see, kui me siin isegi ära kaume, see võime päästa või mitte, ta toimib edasi universumi ainuväljaga. Aga nüüd on järgmine roheline muinasjutt lõhkenud. Näete, muinasjutud lõhkevad, pirak õeneb. Tuhandete majaomanike jaoks on väidetavalt energiasäästlik küttesüsteem muutumas halastamatuks kululõksuks. Põhjus, enneolematu hoolduskulude plahvatus. Näete, kulud suurenevad. Tarbijakaitseagentuurid löövad häirekella. Meil on ka ju vist olemas tarbijakaitse või ei ole, ma ei oska enam öelda. Nimetused on olemas, aga kas keegi millegiga tegeleb, kas tarbijaid on või on kliendid või on patsiente, ei ole töötuid, ei ole töötukassa, võib-olla on haigekassat, ei ole, on tervisekassa, kõik oleme terved. Et mõelge, sõnad on ära muudetud, siis ei ole vaja ju midagi teha, sest inimene ei saa aru. Need löövad häirekella, üha rohkem meeleheitel kodanikke võtab nendega ühendust, kuna nad on saanud oma uute soojuspumpade eest üüratult suuri hooldusarveid. Mõnel juhul küsitakse ühe hooldusaja eest üle 630 euro bruto tuleb see, arve tuleb. Lisaks pole majaomanikel mingit õigust abi saamiseks pöörduda kuhugile. Tootjad dikteerivad otsekohaselt, igaüks, kes ei lase iga aastast hooldust teha, kaotab oma garantii sellele soojuspumbale. See on klassikaline võtta või jätta, olukord tarbijate arvel. Kalli soojuspumba väidetav hinnaeelis, see sulab ära nagu lumiradiaator. Näete, kuidas ütleb rahulikult. Ja tõestusmaterjal faktid on siin. Saarlandi tarbijakeskuse energiaekspert Reinhard Schenweiss võtab süsteemi kokku ajakirjale Der Spiegel. Tal on šokeeriv kahtlus. Võib kindlasti kahtlustada, et süsteemide rangelt arvutatud ostuhinnad on mõeldud aastate jooksul hoolduskulude
kuludega kompenseerima. Lihtsamalt öeldes, tööstusharu meelitab klienti kõigepealt maksumaksja subsideeritud ostuhinnaga natukene odavamalt saadi ja seejärel saab kopsaka kasumi tagaukse kaudu tagasi täiesti liigse kohustusliku hoolduse kaudu. Vaadake, meil on see automaks ka, ma olen siin ka maininud, mina ei saa aru, ma olen loll selle peal, kui ma ostan auto ära, tehas on selle käest saanud raha, siis see, kes on müünud, see autoservis või automüügikoht on müünud ära, sellest ära, siis käin seal garantiiremondis, et nendega omavaheline suhe ei katkeks ega midagi ja järsku tuleb kolmas poiss, on riik, ütleb automaks ka vaja võtta, noh. Ja mis me selle automaksuga saame? Ennem kui ma mäletan, põhjendati kütuseaktsiisi sellega, et kütuseaktsiisi arvel parandatakse maanteid, auklikke teid parandatakse aktsiisiga. Aga olete nüüd seda kuulnud, see oli siis, kui see tuli 5 või 6 aastat tagasi aktsiis. Noh, ja nüüd tuleb automaks ilma aktsiisita, võin öelda, et autoaktsiis on. Ja siis tõestad ära, et kui auto on vihma käes, siis ta on ühe hinnaga, kui ta on päikse käes, on teise ära. Kliima järgi tuleb hinnata automaksu ja mõelge ise, see on, ma ei oska, ma olen sassi. Ja mis siis teha? Nii. Ja näete, igaüks, kes arvab, et saab lihtsalt kohalikule töömehele helistada ja raha kokku hoida, eksib rängalt. Nii et kohalike töömehi need saadavad süüasse kohta, sest ta ei tohi teha seda. Piirkondlikud ettevõtted keelduvad rutiinselt töödest, kui nad ise süsteemi ei paigaldanud. Turg on küllastunud, jättes kliendid kaitsetuks tootjate, partnerite, nende ülikõrgete hindade ees. Mida keskmine tarbija on raskelt teeninud raha eest tegelikult siis saab, mida ta saab sealt selle eest? Kibe tõde, vaadake mida ta saab, nii et kui meile tuleb, me tahame kõik ka saksa poiste moodi olla, 2 käega ootame neid siia tagasi. Ja näete, tões öeldakse, sageli vaid süsteemi kalli ülevaatusega. Näete, te kutsute ükskõik millise mehe sinna, kui tal on, ütleme, elektriku taust, ta vaatab, võtab ka võib-olla luubi ka välja niimoodi, läheb juurde, nuusutab, ta teeb ülevaatuse. Ja tehnik kontrollib siis paar toru, käib üle, vaatab külmutusagentsi ehk selle külmutusvedeliku taset, loeb veamälu üles, ütleb errorid on olnud vahepeal ja võib-olla puhastab ka filtri. Aga näete, see võib-olla tuleb sisse, ta ei puhasta. Põhiline on ülevaatus ehk lugegeme huultelt, ütleme niimoodi, saite kõik teada, mis toimub visuaalselt. Lähme siis edasi, mis meil siis tuleb. Nii, ja Münchenis on sama probleem, asuva energiaspetsialistide ettevõtte energiakonsultant Daniel Keller paljastab absurdi. Mõtle, kui hästi absurdis oleme. Absurditeater oli ennem olemas, enam ei ole, sest meie elu on juba ilma teatrita absurdis või kus me oleme. Kui ebakorrapärasu pole, on kõige kallim osa sageli kliendi juurde sõit. Näete, see on kõige kallim, sõita sinna. 100 eurod lihtsa sõidu ja mõne nupuvajutuse eest. Kuigi paljusid süsteeme saaks veebis hõlpsalt lugeda, loobuvad paljud ettevõtted sellest odavast digitaalsest lahendusest. Mõelge, meil paigaldatakse, nüüd läheb ka ära, et kaugelt loetavad elektriarvestid, isegi 15-minutilise sellise lugemisega, et kui tuleb see hinna ja börsihinna muutus, siis näete, seal on, aga näete, Saksamaal võetakse uuesti need kaugelt lugemised lahendused maha. Et on ikka mees tuleb kohale, paneb pitsati alla, kirjutab, ei AI, ei arvuti, mitte midagi enam ei ole. Ta lööb rusika põraki peale ja kui ei ole seda meest ja käinud, siis ei ole midagi. Näed,
Miks nüüd peaksidki? Lõppude lõpuks saavad nad kohapealse külastusega klientidelt oluliselt rohkem raha välja pigistada. Seda ütleb energiaspetsialistide ettevõtte pealik. Tootjad kasutavad osavalt ära majaomanike hirme kalli tehnoloogia täieliku rikke eest. Need ise ei oska enam parandada, mõni ots tuleb lahti, varem oli igaüks oskas kas kraanikausi või kraani naela seina lüüa või toru ükskõik ära vahetada, ummistuse vaakumpumbaga lahti lüüa ja vaadata, kas vesi tilgub mööda. Aga tänapäeval enam ma kardan ei näe ka, kas vesi tilgub ja pead ikka mehe nägija kohale tulema, sest meil, kui siin mõni aeg tagasi lendasid droonid ka, siis paljud ütlesid, et droonide jaoks on vaja ainult binokliga jälgida neid. Las nad põrutavad kuhu tahavad, pauguga või ilma pauguta. Nemad seal nad samamoodi lähevad. Näed eest, kuigi 2-aastane garantii on seadusega ette nähtud ja seda, näed seadusega on garantii, ta ei pea seal kohal käima, ta töötab ise, kui ei ole seal plommi või midagi maha võetud ja see oli varem, oli ka samane, tehakse lahti, on ta kraaps peal, tunneb luubiga ära, et on see plommi auk on kinni pandud oma numbriga. Nii, ja seda ei saa hooldusega siduda. Peavad ihaldatud 5-aastast garantiid soovivad inimesed alluma ettevõtete rangetele nõuetele. Ja tulemus, kohustuslik registreerimine vahetult pärast paigaldamist, täielik dokumentatsioon ja kallid hooldusintervallid. Iga 12-16 kuu tagant tuleb siis autoga kohale, vaatab üle ja teeb siis siin, mis siin ees oli. Päris kõrge kopsakas, mõelge ise. Ja tihti on töö tegemiseks volitatud ainult spetsiaalselt koolitatud ja kallid partnerettevõtted, kellel on ikka korralik elektritaust, elektriku taust on, mitte kõik ei sobi. Mina enam ei sobi, kuna mul ei ole elektriku taust, ma olen elektriinsener, ma sinna ei sobi remontima, aga kui on ikka tänavalt, nagu meil Tehnikaülikool otsib 4 aastat nüüd tudengeid või neid tagavad nende elektritaust, võt nemad võiksid sinna minna, nemad saavad hakkama. Ja näete, kallid partner, spetsiaalselt koolitatud partnerettevõtted, see välistab kunstlikult konkurentsi, näed. Konkurentsi ei ole vaja, sa tead ikka oma jope tuleb sisse või nagu praegu eestlased palju omavahel suhtlevad ka, on vihased, et kuule, sa oled vatnik ja kes sa oled, need see konkurents on meil olemas eestlaste juures, kes on vatnik ja kes ei ole vatnik ja need saab kõik ette taha ära kirjutada. Nii ja nüüd järgmine punkt tuleb meil siis, mis siin on, kas rohepööre mürgitab loodust. Vaatame selle ka üle rahulikult ja krobinult. Ja näete, maetud punased lehed, mürgised päikesepaneelid ja paljud muu, nii mürgitab energia üleminek meie loodus. Nii, pilt on näha, tiivikud maas. Tänu energia üleminekul ootab meid 100 miljoneid tonne ohtlikke jäätmeid. Vaadake, kui need kõik hakkavad tulema, mis praegu üles pani, nad on seal üleval. Aga pärast tuleb nad alla tulla, sinna üles ise rippuma ei jää kuhugil. Olgu selleks siis tuuleturbiinide rootorid või päikesepaneelid ise. Neil pole rohelisu ega keskkonnasõbralikkusega mingit pistmist. Näed, neid ei huvita, kuidas te neid nimetate, rohepöörde generaatoriks või keskkonnasõbralikuks, kui alla kukub potsti. Aastaid söödeti meile puhta ja rohelise energia muinetuttu. Tuule- ja päikeseenergia tööstus pidi planeedi päästma. Kuid reaalsus, mida kliimalobi eelistab meie eest varjata, näeb välja hoopis teistsugune. USA-s kuhjuvad hiiglaslikud mäed tuulikujääke ja mürgiseid päikesepaneele. Hiljutise raporti kohaselt on maailma väidetav päästmine osutumas tohutuks keskkonnakatastroofiks. Texas, mida tuntakse peamiselt naftagigandina, on viimastel aastatel saanud tuuleenergia hulluse teerajajaks.
Maastikku rikuvad nüüd üle 19 000 tuuleturbiini. Kujutate seda puude metsa ette, 19 000 puud, jämedat paissi. Selle rohelise õudus unenäo epitsentriks on Sweetwater, väikelinn, mis nimetab end Texase tuuleturbiinide pealinnaks. Kuid nüüd on mündi varjukülg ilmsiks tulemas. Elanikud ärkavad ja mõistavad, miski siin enam pole puhas. See on lihtsalt räpane. Veebruaris sai Texase peaprokurör Ken Paxtonil kõrini. Ta kaebas kohtusse ringlussevõtu ettevõtte tuhandete kasutusest kõrvaldatud rootori labade, vaadake 1000 labad on, ebaseadusliku loodusesse viskamise eest. Ettevõttel oli leping turbiinide demonteerimiseks ja ringlussevõtuks, kuid selle asemel jäeti Sweetwaterisse lihtsalt üle 3000 massiivse rootori laba mädanema. Osa sellest jäätmest, mille ringlusevõtt on kulukas, on seal olnud alates 2017. Vaadake 9 aastat, aga meie oleme eeskujulikud. Me kodus sorteerime oma prügi hoolega, et see peab rohelisse kasti minema, see peab valgesse, see peab punasse ja eeskujulikult oma biojäätmeid jagame. Aga seal näete 3000 rootori laba. Kõndige kuhu tahate, vaat nii. Nii et võrdleme ennast suurte ja väikestega, kuidas me sorteerimisega hakkame saame. Mäletate, meil oli ka selline mingisugune huvitav ära, et riik puhtaks, metsaalused korjati puhtaks, oli korras Eesti ajal. See on unustatud, aga nõukaajal oli Subotnik, Lenini sünnipäeval koristati ja tehti sellist pidu ka lõpuks ära, nii et see muutus rahvapeoks, terve päev oli ikka plats koristamise all. Nii et unustame kõik ära, aga küll see tuleb ka, kui meil hakkab ka neid rootori labasid igat pidi tee peal olema, praegu tee peale kukuvad ette, puud neid saab saada. Nii, ja Paxton võttis selle avalduses kokku. Lihtsalt sellepärast, et radikaalsed vasakpoolsed nimetavad midagi roheliseks tööstuseks. Näete, siin on radikaalsed vasakpoolsed ja radikaalsed parempoolsed ja sassis saab kõik minna. Ei anna see ühelegi ettevõttele vaba voli Texase maastikku hävitada. Meie seadusi rikkuda ja texaslased negatiivsete tagajärgedega tegelema jätta. Ka Sweetwateri linn võitleb nüüd prügistajate vastu kriminaalsüüdistustega. Nad ei taha enam, et neid ebaõnnestunud energia siirde prügimäena ära kasutataks. Ja Texas pole üksik juhtum. Vaikses Grand Meadow linnas Minnesotas pidid 1100 elanikku elama 4 aastat 111 tohutu mädanenud klaaskiust rootori labaga oma kodude ees. See oli inetu vaatepilt, mis meelitas ligi metsloomi nagu hulkuvaid kasse, rebaseid ning muutus surmavaks lõksuks mängivatele lastele. Alles pärast elanike tohutut survet ja valitsuse korraldus suvatses rohelise energia hiiglane Nextra Energy lõpuks oma jäätmed 2023. aasta oktoobris ära vedada. Mäletate, vahemärkusena nõukogude ajal meil olid eterniitkatused, siis oli ka see asbestikiud olid nagu ohtlikud ja praegult toimub selline ka raba nende rootori labade asjadega. Ta peab olema seotud, ta ei ole ühest tükist, ta peab olema kokku ommeldud ja mingi liimiga kaetud ja nii edasi kihtidena. Ja näete, lähme veel edasi, mis Ameerikast räägib, näete, siin oli, et kas see rohepööre mürlikab loodust, näete, või mingi Iowa, Lõuna-Dakota maastikud on muutumas selle rohelise ohtliku jäätme viimaseks puhkepaigaks. Numbrid on jahmatavad. 2050. aastaks võib seda materjali, vaadake nüüd ette, plaanid on juba olemas, uskumatult palju, 133 miljonit tonni
Te kujutate ette 1 tonni ja kui toon teile näiteks 68 tonni kaalub raudteevaguni sistern, mis toob kütust, see on 68 tonni kõigest, aga siin on näete 133 miljonit tonni. Isegi praegu visatakse USA-s igal aastal ära kuni 9 tonni laba, 9000 laba ja see arv kasvab dramaatiliselt. Igaüks, kes arvab, et päikeseenergia teeb kõik paremaks, eksib rängalt. Meie poole veereb hiiglaslik päikesejäätmete laviin. USA keskkonnakaitseagentuur EPA hoiatab, et ainuüksi Ameerika Ühendriikides tekib 2030. aastaks 1 miljon tonni ka päikesejäätmeid. Vaadake, ütleb päikesejäätmed tulevad sisse. Tõlge oli selline, aga need on patareid siis või. Kuid need jäätmed on ohtlikud, kui paneelid satuvad prügimäele, ähvardavad väga mürgised ained nagu plii, kaadmium ja muud raskemetallid põhja vette imbuda. See on tiksuv ajapomm ja tohutu oht rahva tervisele ja kõik see väidetavalt kliimasõbraliku elektri tootmiseks. See on kõike muud kui keskkonnasõbralik. Aga keda see kliimafanaatikute puhul huvitab? Peaasi, et nad saaksid inimestele edasi müüa ja head paremaid lugusid väidetavast maailma päästa. Nii et tuleme korraks suurele ekraanile, mis sa arvad, tasus selline jutt lahti rääkida faktide näol või on jälle niiskene mõistuse tarkuse ütlemine solvab rahvast. Ja aitäh sulle, Andres, väga sisuka ettekande eest. No minul kohe läks, see sinu võrdlused läksid meie tänapäeva autode peale. Et meil tänapäeva autod on ju täpselt samamoodi, et autost on tehtud nii-öelda, millega saab teostada riiklikku röövkapitalismi. Ehk siis inimene on pandud sundseisu, tal lisanduvad erinevad ülevaatused, mis ta kõik peab läbi käima, erinevad kindlustused, nüüd on tulnud ka eestlastele automaks peale. Ja okei, automaks Soomes on olnud juba aastaid, kui mitte, võib vist juba täna öelda, et aastakümneid. Aga mis on Eesti ja Soome vahe on see, et inimene selle automaksuga ei ole pandud nii-öelda sundolukorda, nagu seda Eestis on tehtud. Sellepärast, et Eestis näiteks maapiirkondades meil on olematu bussitransport ehk siis auto olemasolu on, ta on nagu esmatarbekaup inimesele ja ta ei saa sellest loobuda. Soomes ta saab. Kui ta ei jaksa autot pidada, on kallis, ei jaksa seda kütust osta, täna on meil kütusinnad on ka väga kallid, siis ta saab alati ühistranspordi valida. Ma ise sõidan hübriidiga, mitte pistikhübriidiga, aga tavalise hübriidiga. Mul see pistikhübriid ei meeldi, kuna ma tean ise, et need kütuse hinnad või elektri hinnad on ka nihukesed, et seda ei tasu nagu nii-öelda laadida. Et siis on see tavaline hübriid, et auto ise laeb oma akusid. Ja mina olen selle tavalise hübriidiga üsna rahul, sellepärast, et seal on ka pisike bensiinipaak. Ehk siis ma ei pea nii palju enam tankima. Ja ta võtab mul väga vähe, minu meelest on 6 liitrit 100-le. Aga kui nüüd minna selle teise osapool, kus sa nagu rääkisid sellest labadest, siis jällegi saame minna elektriautode peale, on ju. Et elektriautodel on ju akud ja aku hind on 1/3 on sellest auto enda hinnast. Ja kui sa sõidad selle autoga, 200 000 kilomeetrit maha, siis eeldatavasti võib öelda, et odavamatel autodel on need akud juba siis õhtul, sa pead nii-öelda hakkama siis akut vahetama.
aga siis tekibki see nagu mõistlikkuse piir, et see vana auto, mis on sul siis 5 aastat vana, ta on tehnoloogiliselt on ta juba aegunud, sest turul on palju moodsamad ja ägedama tehnoloogiaga autod. Ja kas sa siis hakkad seda vahetama akut ära kalli hinnaga või sa paned natuke raha rohkem juurde ja ostad parem uue auto ja parema tehnoloogiaga ja läheb edasi. See tähendab seda, et neid elektriautosid hakkab kuhjuma tänu sellele, et meil on see aku on kallis. Ja me oleme jälle sama portsu otsas nagu nende kuramuse tiivikutega ja samamoodi ka päikesepaneelidega. Et see kogu see rohekommunism on tegelikult utoopia peale üles ehitatud ja noh, lõpuks me ju tegelikult saame aru ja näeme päeva lõppedes, et me oleme roheideoloogia egiidi all ostnud Hiinast kokku lihtsalt mingit jama ja hiinlased plaksutavad käsi ja Euroopa on kuhjatud rämpsu sisse. Aga jah, lähme siinkohal küsimustega edasi. Kas Euroopale tõesti ei ole vaja Vene gaasi? Kas päikeseparkidele on vaja suuri maaterritooriume? Palun, Andres. Nii, jätkame siis ära. Vene gaas ja praegult on ju ka väinad seal Araabia maade juures kinni, et kas sealt ka midagi vaja ei ole. Vaatame kohe slaidi. Nii, ja oli siis pildikene ka, et LNG-ga laevakene ja nüüd kiri ilusti ütleb, Euroopal ei ole enam Vene veeldatud maagaasi. Kas energia hulluks viib Saksamaa hävingusse, küsib ka siin see lugu. Nii, ja vaatame, kas läheb seal hävingusse või on see vajalik või ei ole. See on järjekordne ränk hoop meie niigi raskustest olevale majandusele. Vladimir Putin räägib tõsiselt, Venemaa kavatseb oma väärtuslikku veeldatud maasgaasi Euroopast välja viia, selle asemel tarnida seda Aasia sõbralikele riikidele. Näete, sõbralikud on pandud ka jutumärkidesse, on nad tõesti sõbralikud või ei ole, jutumärkidest võib aru saada. Saksamaa jaoks ähvardab see areng katastroofiks saada. Eurokraadidki tahtsid nii, et hiljemalt 27. aastaks ei tohi Euroopasse enam Vene gaasi voolata. Ideoloogiliselt laetud programmi nimi on Repower EU, kes tahab uurida, saab uurida. Aga tegelikkuses osutub see üha enam enneolematuks majandikuks ja rahandusliks omaväravaks. No jalgpalliga kui kasutada, siis võib ka oma väravasse lüüa, saab kiiremini kaotuse osaliseks. Moskva sanktsioonide all kokkuvarimise asemel orienteerub Venemaa lihtsalt ümber. Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak on nüüd ühemõtteliselt selgeks teinud, gaas läheb sinna, kus valitsevad pragmaatilised majandustavad. Hiina, India, Tai, Filipiinid hõõruvad juba rõõmust käsi. Samal ajal kui Aasia toidab oma majandust pikaajaliste lepingute ja usaldusväärse energiaga, sajab Euroopa oksa, millel ta istub. Tööstusega, mis juhtub nüüd Saksamaal, näete, lööb lahti selle, mis võib juhtuda. Saksamaa õitsengu selgroog veritseb juba niigi ülikõrgete energiahindade all. Sellised sektorid nagu keemia, terase ja klaasitööstus võitlevad oma ellujäämise eest. Pärast odava torujuhtme gaasi lõppu Nord Streami kaudu peame importima USA-st või Lähis-Idast laevaga ülemäära kallist veeldatud maagaasi. Transport, veeldamine, tagasigaasistamine, kõik see viib kulud astronoomilistesse kõrgustesse. Näete, hinnad on juba taevas või kosmoses tähtede juures, nii et see vaadake saadet ikka universumi aineväli, kas tasub mängida sellise astronoomiliste asjadega. Tulemiseks on tohutu konkurentsieelis võrreldes USA ja Hiinaga.
korporatsioonid kolivad ümber, nüüd väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on raskustes. Kui Venemaa veeldatud maagaas, mida sellised riigid nagu Hispaania ja Prantsusmaa praegu tohututes kogustes impordivad, ostavad, Euroopa turul kaob, on järgmine jõhker hinnašokk lähedal. Globaalne LNG turg on äärmiselt konkurentsitihe. Aastakümneid ehitati Saksamaa majandust taskukohasele energiale, see õitsingu tagatis on nüüd ohverdatud. Samal ajal kui Moskva külmavereliselt ja strateegiliselt oma turge Aasiasse nihutab, püüab Euroopa meeleheitlikult oma energiavarustust uuesti leiutada. Saksamaa jaoks pole see üleminek aga roheline ime, vaid väga riskantne ja meeletult kallis eksperiment riigi kodanike ja ettevõtete arvelt. Nii saime sellele küsimusele vastuse, siis kas Saksamaa teeb endale sellise kägar oleku, et lagundab ennast ära. Ja teine küsimus oli, kas kõik päikeseparkidel on vaja suuri maaterritooriumi. Vaadake, pilt on päris ilus. Näete, siin all oli nagu leiva või vilja sai kasvatada, kõrval panna ka see kasvama, nii et päikesepaneelid küll on ja mis on sellega, kui te olete kuulnud, kui maapind või see pimedas läheb, siis ta päike kütab kõvemini, ta näeb, et tume on, et see on rohevärk, siis ta temperatuuri tõstab, aga kui on selline kuivanud olukord või värk, siis ta ei peegelda tagasi ja kütab vähem seda maakera. Nii et see kliimamuutus toimub just paneelide juures, kui panna temperatuur maha. Nii, ja rohelise energiale üleminekut müüakse avalikkusele pidevalt looduse päästmisena. Uus analüüs, need analüüsid jäävad ilusti ära, paljastab selle nüüd hiiglasliku valena. Need, kes loodavad päikeseenergiale, ohverdavad väärtuslikku põllumaad ja puutumatut loodust energiaallika nimel, mis lakkab töötama just siis, kui see kõige hädasti vajatakse. On ju ammu teada, et päikeseelektrijaamad vajavad tohutult ruumi võrreldes usaldusväärsete energiaallikatega nagu kivisüsi, maagaas või tuumaenergia. Varem eeldati, et maa tarbimine megavati kohta on 3 korda suurem. Vaadake, number oli varem, kui arvutusi hakati tegema, et on vaja 3 korda rohkem seda territooriumi kui tavaliselt. Aga vaatame, kui palju suureks on vaja see territoorium saada, et saada sama võimsus. See on selline matemaatika ülesanne, koos töötame läbi. Avaliku arutelu peamine viga on keskendumine ainult nimivõimsusele. Elektrivõrk tuleb aga projekteerida tippkoormuste jaoks. See tähendab aegadeks, mille elektrienergia nõudlus on suurim. Nõmba nimetatud garanteeritud võimsuse vaatamine paljastab päikeseenergia hulluse täieliku ulatuse. Analüütikud võrdlesid USA Iowa osariigis kavandatavat 500 megavõimsusega päikeseenergia projekti moodsa gaasiküttel töötava elektrijaamaga. Vaadake, nüüd hakkame võrdlema. Mõlemad on 500 megavatised, nii päike kui ka gaas. Mis saab? Tulemus on laastav. Kuigi gaasiküttel töötav elektrijaam vajab iga megavatti paigaldatud võimsuse kohta vaid 0,04 hektarit, neelab päikeseelektrijaam paberil juba 60 korda suuremat ala. Eespool oli 3 korrast juttu, aga see paneb juba 60-ga. Ja see ei võtta isegi arvesse tegelikku varustuskindlust. Nii. Juba saite esimese laksu allapoole vööd, ma arvan. Nii et vaatame, mis edasi saab. Regionaalne võrguoperaator Miso alandas hiljuti drastiliselt päikeseenergia töökindlust. Agentuur prognoosib, et 2030. aastaks annavad päikeseelektrijaamad suvise tippnõudluse ajal vaid 4% nõutavast garanteeritud toodangust.
vaadake, 4% saame, küll on hea, peaks nagu ikka rohkem sooja saama. nii et kui teil on vaja ikka 36 kraadi kehatemperatuur ja sellest 4% arvestage ära, kui palju see keha peab ära jahtuma umbes. ja 2043. aastast peaks see näitaja langema napilt 2%-ni. maagaas seevastu annab pidevalt ligi 90% usaldusväärsest energiast. vaadake, ja tuba on ikka kogu aeg soe, aga siin natukene oli, tunned, et radikast natukene vist läks soojaks ja jahtub kohe ära. sama usaldusväärse elektrienergia koguse pakkumiseks kui 500 megavatine gaasiküttel töötav elektrijaam vajaks päikeseelektrijaam vapustavalt, näete 100 aakrit, aga umbes 42 800 hektarit maad on vaja sellele 500 megavati, et saada see võimsus. aga saad ainult sealt 2% või 4% saaks särtsu ainult vajalikult, vaadake hea. see võrdub ligi 30% mõjutatud maakonna kogupinnast, nii et 30%, nii et päikesepatareide alt hakkame, kui siin ka tehakse, siis võiks ju välja käia niimoodi, et nad peaks kõrgelt olema, kõnnime alt läbi kogu aeg, jõlgume rula ja ratastega ja ega meil leiba ei ole vaja ju. see võrdub, need on kogupindlale, seega vajab päikeseelektrijaam peaaegu 1838%. väike protsent on rohkem maad, et tagada samaväärne energiajulgeoleku tase kui gaasitüttel töötaval elektrijaamal. ja veel üks saatuslik probleem need tekib, saatuslikud probleemid, neid ei saa enam lahti lahendada, kui ta niimoodi on juba saatuslikuks pandud, siis see lõpp tuleb ikka. veel üks saatuslik probleem, mida energia ülemineku pooldajad järjekindlalt ignoreerivad, on päikesepaneelide märkimisväärselt vähenev võimsus. ta luksmeetrid ja iga päev on ta, ma tegelen ka elektri mõõtmistega, siis mõõdad ja peab kalibreeritud olema luksmeeter ja ütlen ära, 10 aastaga läks üle 20% läks minema. nii et tuleb 1,2-ga korrutada, et saada see lubatud või see mõõdetud väärtus. ja siin on sama, aga kui sa saad vähem seda kütust ja seda ja maksad täis tambi eest, seal see annab nii palju välja, arvutuslik Tambovi konstant, see Tambovi konstant maksab jule palju seal Euroopas ja rohepööret. võimsus ja üle 25 kraadi Celsiuse juures langeb efektiivsus drastiliselt. pikaajaliste kuumalainete ajal on see 10–25%. Nende kuumaga ta ei anna sirakat. tehnoloogia, mis peaks meid globaalse soojenemise eest päästma, muutub kõrgematel temperatuuridel üha kasutumaks. selle tootluse languse kompenseerimiseks tuleb ehitada veelgi rohkem neid paigaldisi, veel panna trasse ja platse kinni ja sillutada veel rohkem looduslikke alasid. ja lõppkokkuvõttes tekib küsimus, kui kaugel me selle päikeseenergia hullusega minna tahame. ühelt poolt tuleb neid süsteeme tippnõudluse ajal üle demoniseerida ja teiselt poolt tuleb tagada tohutud salvestusvõimsused, et ületada perioodid, mil piisava päikesevalgust on vähe. ja samuti räägime pinnase katmisest, linnade soojussaarte efektidest, mida põhjustab maapinna ulatuslik tumenemine ja muudest negatiivsest keskkonnamõjudest. ma alguses ütlesin, kui me paneme tumedad katused, tumedad päikesepatareid, näed, tekivad soojussaared, soojus põrkab tagasi ja temperatuurid on tänavatel igal pool üle ja käime keelvesti peal. nii, ja olemegi suurele pildile, said ka midagi tarkust juurde või, sest see on sinu sõna siis.
ja aitäh, no ütleme nii, tarkust ma juurde ei saanud, sest tegelikult ma tean seda ammu. Ainuke asi, mis pani mind nagu mõtlema nende väljade peale, mida sa siin näitasid, et me ju teame, et nad kasutavad seal väärismetalle nendes samustes päikesepaneelides ja neid väärismetalle ju tegelikult kuskil Aafrikas kaevandatakse, kus kasutatakse ka lapstööjõudu. Ja samamoodi ju akudes kasutatakse väärismetalle ja plii ja mis seal kõik on. Et noh, ma ei kujuta ette, kui suureks läheb lõpuks nende laste töökoormus seal kaevandustes, sest kogu aeg on nõudlus läheb ju aina suuremaks, sellepärast et paneelide omatootlikkus ju kogu aeg langeb. Et see on niisugune täiesti lõputu nõiaring ja see läheb aina nagu suuremaks. See on täpselt nagu narkomaan on süstla otsas, et kogu aeg on vaja kõvemat doosi, et ennast kõrgemale pilvedesse saada ja täpselt on selle nüüd päikesepaneelisüsteemiga, et see see ei ole jätkusuutlik, see lõpuks lõpeb fiaskoga. Aga siinkohal olemegi jõudnud selle saatega lõpuni ja järgmise korrani. Nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.